Otsa püha müristuskutid. Ei. Ma olen praegu üsta põhjas. Lähme, tõmbame minema. Lähme, tule, lähme. Mehed, me oleme just maandunud ühele kõige hullumeelsemale maastikule üldse. Me maandusime Austraalia Mangrovi saarel. Ja mina ning Froti siin hakkame ellu jääma ilma toidu, vee ja varjupaigata. See on ülim ellujäämisväljakutse. Mehed, siin on loomi, kes tahavad meid tappa. Paneme Froti proovile. Loodetavasti suudame järgmised paar päeva ellu jääda. Hei tüdruk, kas oled elevil? Lähme, tule nüüd. Ühte asja võin teile lubada. Mõned loomad, keda me järgmistel päevadel kohtame, on uskumatud. Me hakkame nüüd liikuma selle Mangrovi saareni. Oleme just jõudnud Mangrovi süsteemi juurde ja ma näitan teile kõike, mis meil seljakotis on. Kõigepealt on meil GoPro ja GoPro akud. See on kogu vesi, mis minul ja Frotil siin järgmiseks paariks päevaks on. See ei ole palju, aga loodetavasti aitab see meid edasi. Loomulikult on meil ka meie turgutusvahend. Te teate, et me võtame seda ainult siis, kui oleme täiesti läbi. Meil on ka üks väike salapärane ese. Siin on natuke õngenööri ja mõned konksud. Ja mul on väike idee, kuidas me võiksime seda kasutada, aga meil pole sõna otseses mõttes mingid söötakutid. Nii et me peame leidma mingisuguseid loomi. Meil on meie usaldusväärne machete, millega saame ehitada relvi ja lihtsalt ringi uurida, võtta maha mõni suurem loom. Seljakott on täiesti tühi. Ja on aeg meil see varustus kaasa võtta, minna sügavale selle Mangrovi saare sisemusse ja vaadata, mida mina ja Frot siit leiame. Ma võin teile lubada, et loomad, keda me selle missiooni jooksul kohtame, on tõenäoliselt sellised, keda te pole oma elus kunagi näinud. Lähme, tüdruk! Praegu on meil tohutu möön ja plaan on uurida nii palju kui võimalik. Umbes 3–4 tunni pärast on see tõus täielikult tagasi ja me oleme siis vee all. Ja loodetavasti need loomad, keda me otsime, on praegu kõrgel ja kuival. Ma tahan kiiresti vaadata, kas me leiame mingi relva või midagi, mida saaksime kasutada, et loodetavasti mõni neist loomadest siin kinni püüda või lõksu meelitada, sest ma arvan, et meil on ainult paar tundi aega, kutid. Me oleme sõna otseses mõttes võidujooksustõusuga. See on täiesti ideaalne. Vaata seda. Siin on meil vana puu. Kui see on tugev, jah, tundub üsna tugev. Ma arvan, et me saame seda kasutada ja teha mingisuguse oda või relva, mida saame siin Mangrovi saarel kasutada. Frot, ma leiden just kepiga näkku. See ots siin saab olema nagu tapmisots. See osa saab olema väga terav. Ja siis see on odaots, millega saame loomadesse tungida. Vaadake seda siin. See on korralikult terav, kutid. See asi peaks nüüd valmis olema. Nii, lähme jahile, võtame seljakoti ja hakkame selles Mangrovi süsteemis ringi uurima. Meil on 2 relva, meil on oda ja meil on machete. Me liigume siit ülespoole, otsime siit kõike, mis võiks meid järgmiste päevade jooksul aidata. Igasugune valk, kõik, mida saame kasutada varjualuse ehitamiseks. Mis iganes me leiame, võtame selle kaasa. Froti, sa kõndisid sellest otse mööda, tüdruk. Vaadake siia, poisid. Meil on siin mõned vanad krabid. See siin on osa mudakrabi kestast. Vana kest siin. Tüdruk, vaata seda. Kuidas sa juba nii mudaseks said? Need krabid siin söövad tegelikult oma liigikaaslasi. Ja siis muutub see kest päikese ja kõige muu tõttu erksaks punaseks. Me leidsime ka selle augu. Seal sees võib olla krabi. Tegelikult tunnen end praegu nagu gängster. Mul on 2 relva. Paneme need kõrvale. Need augud siin lagedal. Mõnikord leiame siit suuri krabisid peidus. Peame palja käsi sisse minema, et teada saada, kas seal sees midagi on. Mu terve käsi on seal sees ja ma ei ulatu isegi taga seinani. Olgu, ma pean siia täiesti sisse minema, kutid. See saab ilmselt olema üks räpasemaid auke, kus ma kunagi olen olnud. Olgu! Ma ei ulatu ikka veel selle tana seinani. Poisid, see auk läheb otse tagasi ja siis teeb see sõna otseses mõttes suure U-pöörde.
ma arvan, et seal sees on suur krabi. Ma lihtsalt ei usu, et me temani ulatume. Me peame minema sügavamale mangruuvidesse. Lähme. Kuulge, vaadake seda. Öelge mulle nüüd, kes kurat joob end lautano õhtul nii täis, et lõpetab mangroovides täis peaga, sõber? Mul on kindlasti mõned sõbrad, kes on seda varem teinud. Frott on siin otsimas käinud. Kuulge, ma leidsin just suure palli. Ma vaatan selle alla. Vaatame, mis meil seal on. On seal midagi all? Ei paista seal eriti midagi olevat. Froth on just midagi leidnud. Frothi, mis sa leidsid, tüdruk? Oh jumal küll, vaadake seda, kutid. Ta leidis surnud mulleti. Tubli tüdruk, peseme ta puhtaks. Oh jumal küll. Oh kutid, see asi on tõeliselt mäda. See on siin kindlasti juba mitu päeva olnud. Oh, see on sõna otseses mõttes hakanud lagunema ja kõik selline. See haiseb, mees. Mul on väike idee, kuidas me võiksime seda kasutada, et mingit looma ligi meelitada. Meil on seljakotis hunnik konksusid ja natuke õngenööri. Me saame seda kasutada ja selle puutüki külge panna, kutid. Ja sellest saab pägev väike lõks, mille saame siia paigale jätta. Hakkame siit natuke nööri eraldama. See sobib ideaalselt. Tõenäoliselt tahame, et see oleks umbes 40 sentimeetrit pikk. Meil on õngenöör selle oksa küljes siin ühe konksuga. Idee on panna siia umbes 10 sellist lõksu laiali ja siis on meil 10 erinevat võimalust kala püüda. See kehva laiseb nii jubedalt. Oleme selle väikese lõksu kallan siin töötanud ja vaata seda. Mehed, meil on siin tõesti ülim väike kalalõks olemas ja me saame selle panna oja sisse. See jääbki sinna paigale, kui tõus ja mõõn vahelduvad. Ja loodetavasti saame me mingi looma kätte. Jah. Saame seda kasutada selle märgistamiseks. Praegu liigub tõus kiiresti sisse ja välja. Riputame selle siia. Ja siis märgime selle ära. Niimoodi. See on teisel pool üsna võrralikult mulda kaevatud, kutid. Kõik kalad peaksid selle lihtsalt lõhna järgi üles leidma. Hoiame pöialt, kutid. Ma pole kunagi varem sellist kalapüüki proovinud. Mul pole aimugi, kas see töötab. Me peame selle kalapüünise sinna väikesesse ojakesse lähemalt mõneks tunniks jätma. Loodetavasti annab see meile parima võimaluse midagi saada. Olgu, kutid. Ma jäin just 10 minutiks varju. Ma küpsen seal väljas täiesti läbi. See on rohkem kui palav, kutid. Ma ei tea, mis praegu toimub, aga ma arvan, et sain päikesepiste. Olen terve hommiku päikese käes ringi kõndinud, lõpetasin just selle lõksu tegemise ja olen täiesti läbi, kutid. Mul pole aimugi, mis täna öösel juhtuma hakkab. Praegu on päris palju tuult, see hoiab kõik need väikesed liivakärbsed ja sääsed minust eemal. Aga kui see tuul järgi jääb, kutid, siis hakatakse mind täiesti ära sööma. Ja ütleme nii, et ma arvan, et ees ootab üks karm ja pikk öö. Olgu, kutid, liigume nüüd natuke sügavamale Mangroovi saarele. Meil pole täna ööseks praktiliselt mingit magamiskohta. Meil pole süüa ja vedelik hakkab otsa saama. Ma pean püüdma nii palju energiat kui võimalik säästa, samal ajal kui üritan mingit toitu leida. Me ei saa sellele kalapüünisele lootma jääda, kutid, sest ma ei tea, mis seal juhtuma hakkab. Ma pole seda kunagi varem teinud. Olgu, kutid, me oleme praegu tõeliselt asja sees. Siin peab olema suuri krabisid. Näete seda? Väike kerakala. Sain ta kätte. Mees, ma võtsin ta palja käsi kinni. See on väike kerakala. Kui sa seda sööd, oled sa sisuliselt kohe surnud. Neil on piisavalt mürki, et tappa 30 inimest. Ja see seal on üks hullumeelne väike loom. Vaata seda tegelast. Laseme ta lahti. Seal ta läheb, läheme edasi, siin peab veeloomi olema. Vähemalt mõnda neist saame süüa. Näed, kuidas need veelombid hakkavad täituma. See on tõus, mis hakkab peale tulema. Oh, see ei ole hea. Kui ma siin ringi liigun, siis kõik need ämblikud vanivad mulle peale. Sääsel hammustavad mind. Just enne sain herilase käest ka nõelata. See ei lõpe siin kunagi ära. Oh, jumal küll. Loodan, et see kõik on seda väärt, kui ma lõpuks mingit toitu leian. Okei.
näete seda seal? See on väike karp, kutid. Me saame seda süüa. See pole küll palju, aga kui me suudame neid mõned koguda, siis on see mingisugune kütus. Kutid, mul pole isegi aega neid küpsetada ega midagi. See on meidi riskantne, sest kui ma selle ära söön ja haigeks jään, saan tõenäoliselt kõhulahtisuse või mingi kummalise haiguse, aga mind see ei huvita. See asi näeb lihtsalt välja, nagu oleks see täis mäda. Ma ei teagi, mis see on, mis sealt välja tuleb. Seda osa ma küll ei söö. Neelan selle alla. Maitseb natuke nagu auster. Ainult, et liivane, mudane ja soolane. Mingisugune kütus siiski. Olgu, liigume edasi. Ma ei teagi, kus frott üldse on. Olgu, kutid, ma nägin kraabi. Olen viimased paar tundi nendes põõsastes ringi käinud mees ja meil on üks olemas. Me peame selle tüübi paljaste kätega kinni püüdma. Oh, sa püha taevas, ma olen nii väsinud. Mul hakkab ausalt öeldes pea ringi käima. Ta ei tea üldsegi, et ma ta juba märganud olen, kutid. Vaadake teda. Kui ma oma kätt liigutan, ei liiguta tema ennastki. 3, 2, 1. Nii, sain ta kinni surutud. Sain ta kätte. Oh jumal küll, oleme teda igalt poolt otsinud. Saime endale väikese krabi, aga kahjuks pole ta piisavalt suur. See tüüp, näete, ta on kesta vahetama hakkav isane. Ta on õiget sugu, aga lihtsalt natuke liiga väike. Ja kui ma ütlen roostes, siis see tähendab, et ta hakkab kohe oma kesta vahetama. Tõenäoliselt sellepärast ta siin lihtsalt kössitabki ja puhkab. Nii et see krabi pole õige suurusega, mida me otsime, kutid. Ja päike hakkab juba loojuma. Meil pole enam palju aega päikese loojanguni. Ma ei tea, kui kaua me veel otsida saame. Ma arvasin, et meil on hiiglane. Peame ta lahti laskma ja edasi uurima, et välja mõelda, kus me siin üldse magada saame. Valmis, sõber. Ta istub seal paigal ja meil on kõik korras. Oh, jumal küll. Ma arvasin, et meil oli üks. Oh, ei. Kuramus. Kõik need väikesed veetaskud. See on tõusulaine tõttu. See pole hea. See tähendab, et meil hakkab aer otsa saama. Ei. Oh. Oi, mida sa sööd? Olgu, Fluff leidis just midagi. Ta üritab seda süüa. Mis see on? See siin on tegelikult osa kilpkonna kilbist. Ja Frott üritab seda süüa. Oi, sa ei tohi seda süüa, tüdruk. Oi. Oh, vaadake seda. Meil on ka mudakrabikest. See peab olema mangroovide kalmistu osakutid. Meil on siin ka surnud kilpkonn. Mis nende kilpkonnadega tegelikult juhtub, on see, et tuleb tohutult madal möön, täna, ja nad jäävad siia kinni. Ja siis ei tule tükk aega erakordselt kõrgeid tõuse ja meil pole võimalust tagasi vette saada ja nad surevadki ära. Puhka rahus, vend. Võta see suust välja. Ei. Võta see krabikoore tükk suust välja. Võta see koor suust välja. See ei ole sinu jaoks. Lähme. Ta tahab sõna otseses mõttes kõike süüa. Me leidsimegi endale vana pressendi. Mees, see on natuke must. Kuulge, meil võib-olla ei ole krabi, aga meil on siin vana present olemas. See asi on nii räpane ja must. See on vastik. Frotti, meil on nüüd kodu olemas. Me saame täna öösel siin olla. See päästab meid. Loodetavasti annab see mingitki kaitset. Me peaksime saama seda kasutada. See tõus on liiga palju sisse tulnud, kutid, ja meil on aeg otsas. Me peame end ööks valmis seadma, varjuma ja homme on täiesti uus päev ja me liigume sügavamale ja kaugemale kui täna. Tavaliselt kasutaksime seda asja, et üles panna mingi varjualuse, mis annaks meile saartel peavarju. Aga siin mangroovides, kutid, on kõik need väikesed putukad, kes elavad mudas ja liivas ja kõik on niiske. Sa tahad teha kõik, mis võimalik, et maapinnast eemale saada. Kui mul oleks natuke rohkem nööri, siis ma tõenäoliselt tahaksin selle mõne puu vahele tõmmata ja teha mingisuguse võrkkiige. Aga meil pole siin seda luksust, te nägite ise, meil on ainult hädavajalik olemas, nii et me kasutame lihtsalt seda. Meil pole tegelikult vaja eriti midagi teha, aga me paneme selle lihtsalt otse üle. Kuula mind nüüd, vähemalt me ei ole enam selle liiva peal. Ma eelistaksin palju rohkem siin istuda kui mudas ja kõige selle sees. Ma ei suuda uskuda, et magan põõsa peal. See on esimene kord mu elus, kui ma seda teen. Froff, tule proovi meie pesa. Ta magab nagu nott.
Päike vajub väga kiiresti loo ja tuul vaibub ja see tähendab, et kõik need väikesed liivakärbsed hakkavad välja tulema ja mind täiesti ära sööma. Nad roomavad praegu kõikjal mu peal. Nii et meil on ainult üks asi, mida peame ööle vastu minnes tegema. Frothi tüdruk, me peame mudaseks saama. Olgu, mida me nüüd teeme, on see, et võtame kogu selle mudasid ja määrime selle endale üle kogu keha. Ja see tekitab meie kehale paksu kihi, mis kaitseb meid kõigi putukate ja kõige muu eest terve öö jooksul. Oh jumal küll. Olgu, paneme natuke ka sinu ninale. See kaitseb sind tüdruk, et sind öö jooksul ei hammustataks. Loodetavasti need sääsed ei pääse sellest kihist läbi. Edu neile! Tüdruk, homme peame veel süüa hankima. Vabandust. Aga täna öösel jääme nälga. Mõni tund tagasi panime selle kalapüünis ülesse ja tõus on viimased 2-3 tundi peale tulnud. On aeg minna vaatama, kas selle küljes on mõni loom. Te näete ise ka, tõus on kohal. Mul pole aimugi, ma pole kunagi varem sellist püünist kasutanud. Ma otsin seda. Kasun seda. Ma arvan, et midagi suurt on selle endale võtnud. See on läinud. Krames! Midagi suurt on selle ära viinud, kutid. Ei! Ei! Selle mudaga siin põhjas on see lugu, kutid, et ma üritan seda nii palju kui võimalik tugevdada, aga kuna see on muda, siis on raske midagi sinna korralikult kinnitada. Ei! Ma olen praegu üsna põhjas. See ei ole hea. Oh! See pole hea. Ma arvasin, et saame natuke värsket liha, tüdruk. Me pole midagi, me ei saa midagi teha. Me proovisime. Ma arvan, et homme peame minema kaugemale ja sügavamale kui täna. Ma teadsin, et oleksin pidanud seda rohkem tugevdama. Krames. Mina ja Frothi valmistume eesootavaks sööks. Me lihtsalt löögastume oma toredus väikeses kodus. Frothi, tema tunneb end väga mugavalt. Ma just käisin ja võtsin selle rohelise oksa siit ja päris lahe nipp on see, et sa saad selle lihtsalt murda. Kui sa hammustad selle otsa, muutub see harjaseks. Ja siis saad seda proovida kasutada nagu hambaharja. See on hea. Ma tean, et paljud teist läbivad praegu elus väga raskeid aegu. Tundub, et maailm on praegu hullumeelses seisus, aga ma tahan öelda, et sa ei ole üksi. Kui sul on raske aeg, siis tea, et mina, Frothi ja Jumal armastame sind, mees. Ja sa ei ole selles üksi. Ma palletan teie ees, kes te praegu raskustes olete ja teadke, et teil on meie tugi. Ja täpselt nagu täna on ajad mõnikord rasked, aga ma olen kindel, et homne toob ilusa uue päeva. Pole mingit võimalust, et mina ja Frot suudaksime homset päeva vastu pidada ilma mingisuguse toiduta. Me läheme nüüd magama. Me proovime üle elada ja siis homme hommikul näeme teid jälle vara hommikul. Täiesti uus päev, uued väljakutsed ja loodetavasti ka natuke toitu mulle ja Frothile. Tere hommikust teile kõigile. Meil on nüüd teine päev käes. Frothi, kuidas sa madasid, tüdruk? Mehed, me oleme praegu nii mudased ja nii näljased ja Frot, tema ei ole minuga rahul, poisid. Ma hoidsin teda terve eelmise öö siin väljas ja meil on täna üks eesmärk, uurida kaugemale kui eile. Mehed, mind söövad praegu täiesti läbi need väikesed liivakärbsed. Mul on kogu see muda peal, aga see ei aita eriti palju. Ja te teate, et me pole viimased 2 päeva midagi söönud, mees. Ma olen praegu nii pagana näljane. Ma näen ilmselt välja nagu poolenisti ära lutsutatud mango praegu. Frothi, sa oled üks räpane tüdruk. Me teritame praegu oma relva, sest me läheme kohe teise päeva ülimale jahile. Kõik siin sõltub loodetest.
praegu on pool looje, mis tähendab, et nende mudaväljade pinnal on natuke vett. me kasutame seda oda, mille me ise valmistasime, et loodetavasti leida astelraid, kalu, kalmaare, kaeksajalgu või mida iganes me leiame. Meil on ees ootamas ülim jaht. Ja te näete, Froffi ja mina oleme väsinud, nii et meil on vaja ainult üht asja. Te teate küll, kui ma selle kiire turgutuse võtan, siis ma sünnin siin uuesti ja saan palju energiat. Ja just seda mul on vaja selleks ülimaks jahiks. Lähme poisid, hakkame pihta. Tubli tüdruk. Tüdruk, lähme. Nii sõbrad, me oleme uuesti sündinud. Mina ja Froti oleme siin, me läheme jahile. Lähme tüdruk. Nii, sõbrad, see on umbes see koht, kus me tahame olla. Näete, kõikjal minu ümber on suured liivaväljad. Siin on natuke vett ka. Mõõn taandub ja see on hea võimalus meil loodetavasti mingit toitu leida. Ma ujun siit üle selle lõigu. Froth, tule siia! Lähme! Tubli tüdruk. Hästi, tubli tüdruk, tubli tüdruk. Ei, mitte sinu kepp, mitte sinu kepp. Ei, sa oled päris. Kogu selle aja, kui ma üritan üle jõe ujuda, arvab Froth, et oda on tema kepp ja ta veab mind tagasi keskele. Otse minu ees on Frothi lemmikasi kogu planeedil. 3, 2, 1, mine, tüdruk, tule nüüd! Froth läheb hulluks, vaata seda. Oota, tule nüüd, tule tagasi. Nii et rünnakukavakutid, me liigume mööda neid madalikke. Meil on oda siin, millega peaksime suutma midagi läbi torgata, kui Froth neid minema ei ehmata. Sa pead hiilima, eks ole. Sa pead hiilima, raune maha. Sa ehmatad kõik ära. Olgu, te näete neid auke minu ümber. Need on tegelikult raidede tehtud kutid. Nad tulevad siia madalikele ja imevad kogu liiva üles, kus on näiteks ussid, väikesed mähid ja terve hulk väikseid koorikloomi. Ja just seda me otsimegi. Igasuguseid raide, kalu, kaeksajalgu, keda me saame selle vinge odaga püüda. See saab olema hea. Oh, vaadake seda, näete seda siin kutid. Just see siin, see on tegelikult flathead kalajälg. On üks lame kala, kes lamab liivast niimoodi kutid. Ja nad matavad end tegelikult liiva sisse. See on väga hea märk. Need kalad seal, neid saame me selle odaga kindlasti püüda. Oleme leidnud esimese rai. Oh, Frot, tule siia! Oh, ei, Frot! Ma viskan selle... ma just viskasin mööda, sa pead nägema, et iga väiksendi liigutus ja Froth on kohe asja kallal nagu mesilane meepotis. Ta on kõige kohmakam kuldne retriiver kogu planeedil. Olgu, ma just märkasin siin mõnda kefaali. Tubli tüdruk. Frot toob mulle sõna otseses mõttes oda tagasi, vaadake, tulge alla. Meil on siin suur krabi. Oh ei, kuhu ta kadus? Meil oli siin pagana suur mudakrabi. Ei, see oleks võinud olla see mees. Ma ei teadnud, kui suur ta oli, sellepärast ma ei tahtnud teda odaga lüüa igaks juhuks, kui see oli äkki emane. Aga see oli suur krabi, ta lihtsalt põgenes siia sogasesse vette. Froth, tubli tüdruk, see oligi see, mida me tahtsime. Suur mudakrabi istus otse siin, see ongi see, mida me otsime. Nagu näete, meil on siin madaliku natuke vett peal. Siia peaks olema jäänud mõned loomad, kes on siia kinni jäänud ja toituvad siin väheses vees. Aeglaselt olukutid, ma just märkasin siin ees raikala. Froth, ma ei taha, et sa sellele peale astuksid. Meil on siin kohe raikala. Kutid, las ma vaatan. Ta on meil otse siin. Vaadake teda, ta lihtsalt sööb. Kuule, istu maha, vaata teda mees, ta lihtsalt ootab. Oota, kuule, rahune maha, vaata teda. Ta on meil kohe siin, just seal. See on ilus olend, esimene loom, kelle me leiame. Me laseme tal praegu elada. Ta lihtsalt liigub mööda kallast, tal pole aimugi, et ma siin olen. Vaadake teda, ta lihtsalt liigub ringi. Me laseme sellel tüübil elada. See võib olla suurim risk, mida me võtame, aga kutid, ma arvan, et me leiame midagi natuke paremat. Tal pole eriti palju liha peal, nii et me võiksime ta küll võtta, aga seekord laseme ta minna. Olgu, tule nüüd, Froth, tüdruk, tule! Me leiame midagi, mis pakub natuke rohkem vastupanu. Me jätkame siin otsimist.
poissid, meil on siin raid. Vaadake teda, kas näete? Me proovime nüüd. Oi issand, ta ehmus meist kohe ära, mees. Oi jumal, Froffi, tüdruk. See oli hea võimalus reid tabada. Kuramus, olgu, liigume edasi. Siin eespool sööb mingi loom. Ma ei tea, mis see on. Froth, aeglasemalt. Oh, jumal küll, kutid. See on üks ilusamaid asju üldse. Vaadake seda, ma arvan, et see leopard rai siin ees. Kutid, vaadake selle looma mustrit. See asi on uskumatu, bro. Aeglasemalt. Oi, issand, seal ta läheb. Näed, vaata tema mustrit. Muster on hullumeelne mees, täpselt nagu leopardil. Oi, Froth. Võta aeglasemalt. Ma ei suudaks seda looma kuidagi maha võtta. See on lihtsalt liiga ilus. Oh, issand, Frothi, vaata, mis meil siin on. Tüdruk, vaata seda! Oh issand, kutid, vaadake seda! Meil on siin kõik need mereämblikud kutid. Tegelikult nimetame neid sõdurkrabideks ja selle põhjuseks on see, et nad liiguvad suurte armeedena üle liivaväljade. Sa näed neid siin, nad on nii veidrad loomad. Nad on nagu sinised mereämblikud. Mina ja Froth oleme praegu üsna põhjas. Me leidsime just kõik need sõdurkrabid, kes liiguvad üle liivaväljade. Proovime seda toorelt ära süüa. Ma ei tea, kuidas see läheb. Oh, it was crabby. See on rõle ja Froth just nägi seda, kutid. See on nagu klaasi neelamine, mis on täidetud magusa mädaga. Oh, see on küpsetatud. Pole ime, et sa ei taha seda süüa, tüdruk. Me peame midagi paremat leidma. Ma ei söö neid asju peotäie kaupa. See lihtsalt ei juhtu. Vaadake seda, kutid. Meil on otse meie kohal kull, kes ilmselt üritab Frothi pihta söösta. Näed, sul on kull otse seal. Ma ei tea, miks sa mind jälitad. Mul pole süüa, sõber. Ma otsin ise ka midagi. Nüüd üritab Froth teda kätte saada. Olgu, kutid, meil on siin krabi. Ma proovin ta kinni suruda. Ma ei tea, mis tüüpi krabi see on. Kui suur ta on, lihtsalt surun ta otse maha. Ta istub siin. Näete teda siin? Oh, ei, vaadake teda siin. Üritan teda ehmatada. Oh, ei. Olgu, ta maitis end just sinna. Ma lähen lihtsalt otse tema selja tagant üles. Olgu, mul on ta kinni püütud. Vaadake selle seal, kutid. Väike emane krabi seal, mees. See on ilus väike krabi. Ta liikus siin ringi. Just seda me otsimegi. Ainult et isane ja umbes 5 korda suurem kui see siin. Sellest ma saan aru, et see on emane. Kutid, siin all on neil väike lame osa ja just sinna nad oma munad hoiavadki. Me ei sega teda liiga palju. Laseme ta rahulikult minna, Frothi. Jäta see rahule. Hei, tulge hakkame siit juba päris häid asju leidma, kutid. Olgu, ma arvan, et see saab hea olema. Liigume edasi. ilm pöördus just praegu täiesti ära ja taevas on täiesti must, hakkab minu ümber sadama. See ei ole hea, tüdruk. Meil pole süüa ja ilm on näinud hullemaks kui kunagi varem. Vaata seda, taevas on täiesti must. Kõik see liigub siia poole, vihma on juba näha tulemas. Oh ei, nii külm on. Oh ei. Loodetavasti see hoog läheb üle, kutid. Tundub nagu vihmapilv liigub siia poole. Vaadake seda, sellest tuleb praegu viimast võtta. Te teate, ma olen olnud nii mudane, pole viimastel päevadel eriti vedelikku saanud, nii et... Lihtsalt naudin seda. Võib-olla natuke külm ja tuuline, aga see värske vesi, mu keha tunneb end imeliselt. Vaadake neid krabisid, need on hullumeensed. Mis? Vaata praegu Froffi. Ole ettevaatlik, ta näpistab sind, sõber. Ta on just selle väikese mudakrabi taga. Ta üritab teda kätte saada, aga ta näpistab sind. Tubli tüdruk, ta on liiga väike. Augü, lähme edas. Tule, meil on krabi, meil on krabi, meil on krabi, meil on krabi. Ma lihtsalt surun ta kinni. See surub kinni. Oi, ei. Kus ta on? Kuhu sa tüdrukuga lähed? Tule, sinine ujumiskrabi, sinine ujumiskrabi, sinine ujumiskrabi. Oi, ei, rahune maa, sõber, okei. Ta lihtsalt läks vee alla. Vaatame, kas saame ta kätte. Peame ta kinni suruma. Olgu, peame siin ettevaatlikud olema.
kohe tegelen sellega. nii, kurat, seel oli meil sinine ujumiskrabi, kutid, ja ma arvan, et see oli ka möödus. Kurat, nendest pole eriti palju liha, aga see liha on üks magusamaid, mida krabidest saab. Ma olen sellest nii löödud. Me kaotame praegu valgust ja asjad lähevad raskeks. Mees, ma olen juba mitu tundi otsinud ja ma olen täiesti läbi. Ma pole viimase 2 päeva jooksul midagi söönud. On peaaegu öö ja me läheme viimasele jahile. Ma pean nüüd midagi saama. Mehed, ma olen täiesti läbi omadega. See pole üldse hea värk. Froth, aeglusta, Froth, otse su ees. Meil on Astelrai. Aeglusta, rahulikult, tule siia. Mööda. Oi, ei. Vaata, Fluff, vaata, oi. Poisid, me just kaotasime selle. Ma ei usu, et mu oda temast läbi läks, mees. Ma arvan, et see lihtsalt kinnitas ta kinni ja kui ta lahti sai, jooksis ta lihtsalt minema. Tundus seal Frothi jaoks tõesti ohtlik. Ta hüppas sisuliselt sellele Astelraile peale. Suur krabi! Sain ta kätte! Ma sain ta kätte, mees, jah. Meil on nüüd krabi, jah? Üks torge ja me panime ta kohe maa. Me tegimegi ära, meil on toit-toda otsas. On aeg see paharet ära küpsetada. Lähme, tüdruk. Mees, see on ilus krabi. Vaata seda, me puhastame ta ära. See on korralik, tugev krabi. Hästi. Mida me teeme, on see, et rebime pea ära, seda pole meil vaja. Ja siis puhastame lihtsalt selle seest ära. Puhastame selle veik ära ja siis lõikame selle lihtsalt pooleks. Ma tean, et paljud inimesed armastavad kõiki neid mahlu keha sees, aga mina armastan liha sõrgades. See on minu lemmikosa. Olgu, poisid, meil on tuli praegu täiesti kuum. Kõik, minge ja kirjutage kommentaaridesse, et see küpseb. Ma olen praegu nii näljane. Kui ma saaksin teile seletada, kui raske täna oli. Te nägite ise, kui paljudele loomadele ma jahti pidasin. See viimane pingutus, ikka ei saanud me midagi. Ja lõpuks pani jumal selle krabi otse minu ette, poisid. Ja me saimegi selle krabi, mida me otsisime. Ma olen nii elevil selle üle. Ma panen selle krabi kohe küpsema, poisid. Valgust jääb kiiresti vähemaks. Nii et ma viskan selle otse peale. Jah, see on olnud üks hullemaid üksi tehtud ellujäämisväljakutseid üldse. Krabi liigub sõna otseses mõttes veel tule peal. Nüüd, kuidas me aru saame, et see saab valmis, on see, et see muutub inusaks oranžiks. Ja siis peaksime saama selle ära võtta ning liha peaks olema täiuslikult küpsenud. Ära muretse, kallis. Ma olen sama väsinud kui sina, aga meil on toit tulel. Heldeke. Ta on kuum, sellepärast me seda teemegi. Meil on värske krabi tulel. Avame ta kohe. Nii, poisid, meil on siin meie mudakrabi pulgakommid. Üks mulle, üks Frothile. Võta, tüdruk, söö ära. Söö ära. Nii ongi. Tal pole isegi piisavalt energiat, et püsti tõusta, kutid. Ta sööb seda otse põrandalt. Olgu, ta hakkab nüüd oma mudakrabi pulgakommi sööma. Mul on oma olemas. Sööme selle ära. Kui hea see on, kallis? See on olnud üks hullumeelsemaid üksinda ellujäämise väljakutseid üldse. Ja mina ja Froth saime sellega hakkama. Me läheme siit minema. Siin on veel videoid. Kui tahad veel vaadata, ära unusta likeida ja tellida. Ja näeme teid järgmises seikluses. Tšiho!